Tere! Mina olen Heli Künnapas ja täna jagan sinuga 10 nippi, kuidas oma aega paremini juhtida, et tehtud saaks kõik, mida sa soovid. Mina olen siis enesearengu entusiast ja olen tõesti aastaid juba tegelenud nii ajajuhtimise kui enesearengu teemadega ja lihtsalt sellepärast, et mulle väga meeldib, kui mu aeg on paremini kasutatud ja kui kõik minus endas ehk mina olen siis ka kasutatud nii, et see annaks mulle endale ja maailmale rohkem väärtust. Aeg. Miks on see nii oluline ja miks me sellest räägime? Põhimõtteliselt on aeg ju see, mida on vaja kõige jaoks. Kui ei ole aega, ei ole võimalik mitte midagi teha. Aeg on see, mida on vaja selleks, et perega olla. Aeg on vaja, et tööd teha. Aeg on vaja selleks, et töös saadud tulemust, ehk siis tavaliselt raha kasutada. Aeg on vaja selleks, et õppida, et iseendaga tegeleda. Ehk aeg on see, millest kõik algab. Kui sul pole aega, ei saa sa midagi teha. Ja samas on aeg ka selline ressurss, et mis tõesti ei taastu. Aega ei saa me tagasi pärast. Kui sa oled selle aja, selle hetke juba mööda lasknud, siis sul ei ole võimalik seda enam kusagilt endale tagasi tuua. Ja aeg on jällegi see, mis kulub ka siis, kui sa seda ei kasuta. Ehk et sa võid ajaga mitte midagi teha, aga see saab otsa ikkagi. Seda ei ole ikkagit. Nii et pigem on targem teha juba teadlik otsus ja oma ajaga midagi asjalikku siis peale hakata. Kohe ütlen ära kurvastuseks, et kuigi ma annan nipid, et kuidas teha kõike, mis sa soovid, siis ei mina ega mitte keegi teine ei saa sulle anda nii palju aega, et tehtud saaks kõik asjad. Samuti ei saa sa aega mitte kusagilt juurde. Sinul on 24 tundi ööpäevas, minul on 24 tundi ööpäevas ja kõigil ka maailma üliedukatel inimestel on täpselt 24 tundi ööpäevas. Nii et see on see alguspunkt siis, millest me alustame. Ja ma loodan, et see oli piisavalt veenev põhjendus, et sa saaksid aru, et ajaga tuleb tegeleda. Nii, aga millised on siis 10 nippi, mille abil saaks tehtud kõik, mida sa soovid, et tehtud saaks? Number 1. On eesmärkide seadmine. Selleks, et teada, kuhu sa jõuda tahad, tuleb seada sihtmärk. Tuleb paika panna seal lõppsadam. Milline see on? Ajajuhtimise puhul on siis küsimus, millele sa tahad oma aega kasutada. Kui sa tunned praegu, et sul on aega puudu, siis mis on see, mille jaoks sa tahaksid rohkem aega saada? Mille jaoks sa tahad rohkem aega kasutada? Pane see kirja. Nagu ka kõik muud sammud ja nende tulemused, pane kirja. Mina isiklikult olen paberi ja pliiatsi fänn jätkuvalt, sest see annab mulle võimalus, et mul on kõik ühes kohas kuidagi nähtaval ja paremini hõlmatav. Kindlasti on erinevaid äppe, Excel, vanatuntud Excel on loomulikult ka paljude suur lemmik. Leia endal viis, mis on sinu jaoks toimiv. Ja alustuseks pane sinna kirja siis eesmärgid ja just ole hästi täpne, et kui sa soovid näiteks lugemiseks rohkem aega, kui palju sa päevas või nädalas näiteks soovid rohkem aega lugemiseks. Nii, lähme edasi. Number 2. Hetkeolukorra analüüs. Selleks, et siis hakata kuskilt mingit teed pidi minema, on vaja teada, kus sa hetkel oled. Selleks, et endale teha juhised või plaan, on vaja teada, kust kohast sa hakkad minema sinna, kuhu sa tahad minna. Selleks, et aja juhtimise hetkeolukorda analüüsida, on kõige lihtsam, et tee endale nädala aja kokkuvõtte paberil plaanina. Pane näiteks kirja, et millisel perioodil sa mille jaoks aega kasutad. Mina soovitan sellist tabelit, kus on kirjas esimeses lahtris aeg, teises valdkond, et mis valdkonnas sa tegevust teed, kolmandas siis tegevus ja neljandas tulemus, ehk mis sa tehtud said. Valdkondade all mõtlema siis näiteks kas töö, pere, puhkus, eneseareng, et sellised suuremad valdkonnad, et mis valdkonnale sa siis tähelepanu pöörasid. Ja aeg, et kui sa hakkad algul tegema sellist analüüsi, siis kasuta näiteks sellised ajablokke, et ütleme 8-10, 10-12, et sellised paaritunnised vahesid, mitte et minna niiviisi täpselt minuti kaupa kohe algul nokkima. Seda jõuab tulevikus teha, kui seda väga vaja on. Aga selline blokkidega aja haldamine on ka selline päris efektiivne juba. Nii, seega, kui sa oled aru saanud, kus sa oled,
on vaja planeerida. Ehk et nüüd vaatame ettepoole. See samasugune tabel, kus sa teed oma nädala nagu plokkidena ette, sobib väga hästi selleks, et ka planeerida järgmist nädalat. Võta algul, kui sa pole planeerinud, võta algul nädal aega ja tee järgmiseks nädalaks endale plaan. Või siis võidki alustada päevast, tee järgmiseks päevaks plaan ja kirjuta endale ülesse, mida sa järgmisel päeval planeerid teha. Tee oma valikud. Ja kui sa teed seda plaani ja kui sa nüüd mõtled nende eesmärkide peale, siis ole nii kena ja võta sealt eesmärkidest need oma soovid ja pane sinna plaani, et näiteks soovisid lugeda paar tundi rohkem, siis kirjutagi, vali sobilik aeg, kus see nagu toimiks ja pane sinna plaani, et näed, siin on mul lugemise aeg. Ja selliselt planeeri ära siis kõigepealt olulised asjad, mis on sinu jaoks tähtsad, mis on need eesmärgid, mis sa seadsid, et mille jaoks sa sooviksid rohkem aega leida, pane need sinna nädalaplaani kirja ja siis kujunda ülejäänud nädal sinna ümber. Loomulikult see peab olema dünaamiline, selline sinu praegusest elust ka lähtuv, et kui sul on tööpäev näiteks 9–5, siis sa ei saa sinna keskele panna 3 tundi lapsega lõbutsemist, 2 tundi lugemist ja mingeid mõnulemis, massaaži või midagi taolist, mingeid iluprotseduure. Et kui sa tead, et see on sul tööaeg, siis sa ei saa sinna panna muid asju, kui sul pole seal sellist vaba aega. Samas, kui su töö lubab seda, siis lihtsalt vahetadki need plokid ära ja see ei ole siis tööaeg, vaid see on siis teise tegevuse plokk. Nii, neljandaks on vaja teha kokkuvõtted. Ehk et kui sa oled teinud plaani, seda kas päeva jälginud või nädala, siis päeva lõpus vaatad tagasi, mis läks hästi, kuidas läks, mis sai tehtud. Nädala puhul täpselt sama, vaatad tagasi, mis ja kuidas sai tehtud ja mis toimis, mis ei toiminud. Nii et kokkuvõtted ja tagasivaatamine on väga tähtis, et sa saaksid teada jällegi, et kus sa oled ja kuidas asjad nagu sinu jaoks toimivad ja kulgevad. Nüüd, kui sa teed kokkuvõtteid, siis jõuame 5. punktini, milleks on märka edasilükkamist. Ehk et kui sa näed päeva jooksul, õhtul nagu päeva jooksul tehtud plaanide puhul, et mingid asjad on tegemata. Tõstad nad järgmisse päeva. Järgmise päeva õhtul vaatad sama, et jälle need samad asjad on tegemata. Teed nädala kokkuvõtet, täpselt samamoodi, samad asjad on tegemata. Siis on aeg mõista, et sa tegeled edasilükkamisega. Tähtis on edasilükkamise puhul aru saada, et sa ei ole edasilükkaja, vaid edasilükkamine on harjumus. See on harjumus, mille sa oled endale ligi lasknud ja eriti siis teatud tegevuste puhul sa oled lihtsalt läinud seda teed, et oled hakanud neid edasi lükkama. Mis seal vahe on, kas see on harjumus või et kas sa oled edasi lükkaja, on see, et kui see on harjumus, siis seda on võimalik muuta, teadlikult sellele läheneda ja seda nii-öelda murda. Ja kui sa nüüd edasi lükkamist märkad, siis jõuamegi 6. punktini. 6 on mõista edasi lükkamist. Kui sa vaatad neid tegemata asju, mida sa edasi lükkad ja mis tunduvad ebamugavad, siis nüüd on aeg mõelda, et miks sa just neid asju edasi lükkad? Mis on need põhjused, miks sa neid asju ära ei tee? Üks suurim põhjus, miks asju edasi lükatakse, on hirm. Hirmul on jälle ka erinevad variandid. Näiteks kõige lihtsam on hirm ebaõnnestumise ees. Sa kardad seda, et kui sa hakkad seda asja tegema, siis ei tule välja ja sa ebaõnnestud. Niikaua kuni sa ei proovi, on selline petlik arvamus, et aga äkki ma saaksin hakkama. Ma ei ole küll proovinud, aga ma usun, et ma saaksin hakkama, kui ma seda teeksin, aga ma ei tee, sest äkki tuleb välja, et ma tegelikult poleks hakkama saanud. Teine hirm on õnnestumine. Ehk et kui sul on selline suur plaan või unistus, mis muudab asju, siis õnnestumise korral, kas need muutused on need, millega ma hakkama saan? Et tekib hirm, kas mina saan hakkama, kas inimesed minu ümber saavad hakkama? Kas äkki see õnnestumine toob mulle uusi kohustusi ja vastutusi, kas ma nendega saan hakkama? Ma satun uude olukorda, kas ma selle olukorraga saan hakkama ja kuidas see mulle sobib? Äkki mulle ei meeldigi see uus olukord, kuhu ma satun, kui minu see tegemine õnnestub. Aga siin on jällegi
trikk ongi või nipp ongi selles, et märka seda, mida sa kardad ja miks sa nagu siis seda õnnestumist siis kardad. Siis üks hirm on perfektsionism. Ehk mõtlemine, et mul pole aega ja oskust, et seda praegu ideaalselt teha, järelikult ma ei tee üldse. Perfektsionismist ma ei saa öelda, et ma olen lahti saanud, aga minu jaoks on nagu üks nippe, mida ma kasutan või mille ma sain raamatute kirjutamise puhul. Et kusagilt ma õppisin, et kui ma kirjutan raamatuid, siis ma enda jaoks mõtlen seda, et lõpetamata raamat seda ei ole olemas. Et ideaalne lõpetamata raamat, seda ei ole olemas ja siuke kehvapoolne, aga lõpetatud raamat on hulga parem ja see on midagi, mis on reaalselt olemas. Nii et kui sa teed mingi töö ära ja teed seda küll kehvasti, siis on võimalik seda alati parandada. Näiteks raamatu puhul. Kui sul on kehvalt raamat lõpetatud, siis on võimalik seda parandada, leida inimesed, kes sind aitavad, ise vaadata üle. Aga kui see raamat on küll ideaalne, aga ainult sinu peas, siis seda ei ole olemas. See on tühjus, tühi koht. Nii et pigem teha asi ära ja mõnigi kord tuleb välja, et tegelikult polegi seda vaja rohkem perfektsemalt teha, et see, kuidas sa juba tegid, see on juba piisavalt hästi. Nii, piisavalt hästi ehk keskpärane, see ongi järgmine hirm. Keskpärane on siis suurepärase kõige suurem vaenlane. Sest kui asjad on keskpärased, siis need ju nagu toimivad juba. Põhimõtteliselt on ju hästi. Ja kui ma midagi muudan, siis äkki lähevad asjad hullemaks. Nii et keskpärasus ja mitte millegi muutmine, et äkki lähevad asjad hullemaks, on üks suur põhjus, miks asju edasi lükatakse. Tavaliselt selle keskpärasuse lõpetab ära mingisugune suur pauk. Ja nüüd ongi küsimus, et kas sa hoiad praegust olukorda, sest peaaegu on hästi selle jaoks, et tuleks mingi pauk, mis tuletab sulle meelde ja tekitab selle vajaduse, et sa pead midagi muutma. Või on sinus nii palju sellist julgust riskida, et sa muudad seda olukorda ilma, et midagi peaks totaalselt nässu minema enne seda. Nii, ja veel üks hirm on teiste arvamus. Mida nad arvavad, mida nad ütlevad. Kui mul läheb hästi, mis nad siis ütlevad. Kui mul läheb halvasti, mis nad siis ütlevad. Inimesed, kellel on aega, et teistele midagi öelda, teiste tegemisi jälgida ja kommenteerida, need on tavaliselt inimesed, kes enda eluga piisavalt ei tegele. Seega, kui sa kardad seda, mida teised ütlevad, siis kõigepealt tuleb mõelda tõesti, et kes on need inimesed, keda sa kardad. Kui sa mõtled igapäevaselt, kes on need inimesed, kes sinu pihta kõige rohkem kriitikanooli loobivad, ükstapuha, kas sa saad hakkama või ei saa hakkama. Mida sina arvad neist inimestest ja nende elufilosoofiast, nende hakkama saamisest, nende enda panusest? Inimesed, kes teisi kritiseerivad, tavaliselt ei panusta enda ellu. Sellepärast ongi need tigedad, kibestunud ja neil on aega, et tegeleda teiste inimeste eludega. Nii et pigem keera nüüd natukeseks see kraan nii-öelda kinni, kus tulevad teiste arvamused sisse ja mõtle ikkagi, et kas sa tahaksid selle edasi lükatud asja ära teha enda jaoks või mitte. Nii, aga lähme nüüd nippidega edasi. 7. on hinda selle tegevuse tähtsust ja väärtust. Kui sul on midagi, mis sa paned endale plaani või ka need asjad, mis sa oled edasi lükanud, siis vaata neile otsa ja mõtle, kui väärtuslikud nad sinu jaoks on. Kui sa lükkad midagi järjepidevalt edasi ja nüüd mõtlema hakates saad aru, et aga tegelikult sul ei olegi vaja seda teha. See ei ole sinu jaoks piisavalt tähtis. Selle teo tegemine ei anna väärtust sulle, see ei anna väärtust kellelegi teisele, sa ei taha seda teha, siis tõsta see lihtsalt oma ajakavast välja. Ära hoia seda vägisi ajakavast, sest teoreetiliselt ma peaksin tegema. Meil on väga vähe aega. Me peame otsustama pidevalt, kuidas aega kasutada. Sest see, kuidas me ise tahaks ja kuidas meie ümbrus tahaks, et me oma aega kasutaks, neid võimalusi on nii palju, valikuid on nii palju ja kui sa valid teha asja, mis ei ole sinu jaoks väärtuslik ja mida sul tegelikult pole vaja teha, siis lihtsalt kriipsuta see maha ja mine edasi nende asjadega, mis on sinu jaoks olulised. Kui sa tahad juba väga palju
ja suudad väga palju panustada, siis võtagi kõik oma ajablokid nii-öelda lahti ja anna neile väärtus ja hinnang, et kui väärtuslik üks või teine ajaperiood sinu jaoks on või see tegevus, mis sa sel ajaperioodil teed. Kui väärtuslikud ja kui tähtsad on sinu jaoks, võtame sama aeg perega näiteks. Kui tähtis on see, et sa tund aega iga päev lugeda saaksid. Kui tähtis on see, et sa tund aega teeksid sporti näiteks päeval või pool tundi. Kui tähtis on sinu jaoks see, et sa lähed 3 korda päevas koeraga jalutama. Et mingid asjad on see, et sa pead tegema sama koeraga. Kui sa ei lähe välja, siis sa tead küll, et siis lihtsalt tuleb teistmoodi neid tagajärgi likvideerida. Aga näiteks seesama, et kui pikad selle jalutuskäigu teed ja siin on väga palju valikuid või lastega näiteks ka. Ega kui sa lastega igapäevaselt ka ei tegele, ütleme just sellist valikulisi tegevusi, nad kasvavad ikka. Ega nad sellest kasvamata ei jää. Kui nende põhivajadus on tagatud, siis nad kasvavad ikkagi. Aga on asju, mida sa saad nendega teha ainult teatud vanuses. On asju, mida saad teha mingi aja jooksul ja kui see aeg on möödas, siis lihtsalt see laps on juba nii palju edasi kasvanud või arenenud, et sa ei saa enam teha neid asju, mida oleksid saanud aasta või paar tagasi. Nii et tasub mõelda ka seda, et mis on sel hetkel oluline ja mida ma saan edasi lükata. Nii et hinda neid oma tegemisi ja ajablokke just selle järgi, mis on praegu oluline. Mitte ei olegi, ütleme seesama, et kui ma pean valima ühe või teise tegevuse vahel, siis juba see, et mõelda, mida ma pean praegu tegema ja mida ma saan näiteks teha nädala või 2 pärast. Võtame vannitoa koristamine. Loomulikult on tähtis, et vannituba oleks väga korras. Aga kas ma pean tegema seda praegu või ma loen näiteks raamatu praegu läbi? Kui mul vannitoas väga hullu midagi ei ole, mis vajaks kriitilist tähelepanu, siis ma saan ju selle vannitoa koristamise lükata edasi päeva, paar, võib-olla isegi nädala. Ja samas, kui ma nüüd lõpetan selle raamatu lugemise, siis ma tean, et see annab mulle midagi juba praegu. Nii et see, et ma nagu vannitoa täna ära koristan, ei tähenda, ma nädala pärast seda uuesti tegema ei peaks. Aga raamatuga on see, et näiteks iga raamat, mida ma loen, annab mulle praegu juba midagi, mis laiendab mu teadmisi ja oskusi, millega minna edasi ka homsesse päeva targemalt ja paremalt. Et selline võrdlemiskoht on nagu ka, et mis sa saad siis teha ja kuidas mängida, kui sa mõtled seda, et mis on kui väärtuslik sinu jaoks. Nii, ja nüüd on meil siis 8. punkt. Pane endale üks ebamugav tegevus päevakavasse. Jah, kui sa vaatad edasi lükatud asju, mõne puhul oled sa aru saanud, et see on sinu jaoks ebameeldiv ja selle jaoks sa lükkad seda edasi. Aga samas sa oled hinnanud, et see on väärtuslik, see on vajalik ja tegelikult tuleb seda teha. Kui sa võtad terve nimekirja asju endale ette, kus on nagu tohutu hulk ebamugavaid, ebameeldivaid tegevusi, siis tekibki selline tunne, et ma nagunii kõike ei saa, ei oska, jõua, pigem las ta jääb. Sellepärast võtagi üks asi ja pane päevakavasse. Ja õhtul tee kokkuvõtted, vaata, kas sa tegid selle ühe asja ära. Siis saab panna järgmisesse päeva järgmise ebamugava tegevuse. Et kui sa ei saa neid nagu vältida, siis lihtsalt võta ühe kaupa ja hakka lihtsalt otsast tegema. Ebamugava või ebameeldiva tegevuse puhul muidugi on ka küsimus, et miks ta sulle ei meeldi? Mis on see, miks sa tunned ennast halvasti seda tehes? Kui sa tunned, kui sa pead selle asja ikkagi ära tegema, siis on pigem mõistlik püüda leida midagi positiivset selle juures. Et sa tead küll, et see on nagu ebameeldiv, ebamugav, aga püüa leida midagi, mis on sinu jaoks selline rõõmustav selle juures. Ütleme nii, et näiteks sa tunned, et su töö on ebameeldiv, su ülemus on täielik mölakas, aga ta tahab sinuga rääkida. Siis mõtlegi, et nii, ma lähen vaatan, mis tal täna mulle öelda on. Võta kuidagi selline, et uudishimulik hoiak, selle asemel mõelda, jälle vaatame, et mis siis nüüd täna. Sa tead, et seal tuleb midagi ebameeldivat. See ei ole sinuga seotud ilmselt, sest kui see inimene on pidevalt ebameeldiv, siis see on seotud tema eluga, tema tegemistega. Sina võta nii, et sa vaatad, et mis sealt siis täna tuleb. Või esita endale väikseid väljakutseid, et sul on vaja mingi töö ära teha. Anna endale 10 minutit aega. Nii, vaatan, palju ma jõuan 10 minuti jooksul teha.
või siis 5 minuti, et see on teil mingid siuksed ajalised tähtajad, nii-öelda spurtimine, oleneb tööst muidugi ka, on ju. Või siis, et jah, hakka märkama nagu väikseid asju. Kui sa pead kuskile, ma ei tea, minema, siis näiteks loenda enda trepiastmeid, et palju sinna on mingeid trepiastmeid näiteks, et tee selliseid asju, tee enda tegevused mänguks niiviisi, et sa suudad selle ebamugava tegevuse ära teha ja nii-öelda üle elada selle ebamugava aja. 9. punkt. Sea endale päevakavasse üks nii-öelda tipphetk ehk tegevus, mille tegemise puhul sa tunned, et nii, nüüd on päev korda läinud. Sea endale üks või otsusta ära, et mis on see üks tegevus, mille puhul, et kui see on tehtud, sa rõõmustad, et päev on korda läinud. Sa ei jõua kunagi kogu oma nimekirja ära teha, aga vali välja see, mis on tõesti rõõmustav asi, sinu jaoks oluline ja mis sa tahad teha, mis pakub sulle ka rahuldust, mis annab sulle väärtust ja võib-olla kellelegi teisele veel. Et pane see enda päevakavasse. Kõige vahvam, kui sa selle kohe hommikul ära teed, nii et sa tead juba, et mul on päev korda läinud ja kõik, mis iganes ma juurde teen, on lisapanus. Kui sa jätad selle õhtuks, siis see nagu on, ikkagi tiksub kogu aeg peas, et sa liigud selle ühe asja nagu poole ja lihtsam on jah, ja enda jaoks nagu mõnusam on see, et sa teed selle hommikul kohe ära, aga oleneb muidu jälle asjast, on ju, et mis see on. See üks tipphetk päevas, see annabki sulle oskuse mõista, et tegelikult sa teed palju ja et sa teeks ka tähtsaid asju. Et tähtis pole ju see, et me jõuaksime tohutult palju teha, vaid et me saakski tehtud selle, mis on soovitud. Et nagu ma siin selle koolituse algul lubasin, et siis ma annan sulle nipi, millega rohkem tehtud saaks asju, mis on need, mida sa soovid ise. Ja kui sul on iga päev üks hetk ja üks tegevus, mida sa soovid teha päriselt, siis nädala lõpuks on see juba vähemalt 7 tegevust. Kui sa lükkad neid toredaid asju muudkui edasi, siis kunagi ei tule kuskilt selle jaoks aega, et sa võid jääda ootama, et see aeg tuleb, keegi ei anna sulle aega ja see ei tule kuskilt niisama. Sa pead valima, et sa teed seda ühte asja. Ja samas, kui see üks asi ei ole päris selline, mille puhul sa tunned, et sa pead seda tegema, aga sa lihtsalt soovid, siis kui sul on üks asi päevas, siis ei ole ka väga selliseid süümekaid, mis nagu takistaks kogu ülejäänud tegevust, et ma kulutasin nüüd sinna oma aja, et mu aeg on nagu raisatud. Nii et vali endale üks tegevus, mille puhul tõesti sa tunned, et päev on korda läinud ja et see on selline nii-öelda tipphetk. 10. Olemegi jõudmas lõppu. 10. on ole järjepidev. Aja juhtimisel, aja planeerimisel ei ole kasu sellest, kui sa teed seda täna, sel nädalal, sel kuul. Aga edasi. Kui sa mõtled, kui vana sa oled täna, siis kui palju on olnud seda aega, mis sul oli tegelikult, mida sa ei kasutanud. Kindlasti oli ka seda aega, mida sa kasutasid teadlikult, mille puhul sa oled väga rahul ja õnnelik, aga kumba rohkem on? Ja nüüd on küsimus, et kui sa elad tänasest kas aasta, 10 aastat, 30 aastat, siis kui palju nende järgmiste aastate jooksul on aega, mida sa kasutad teadlikult, mille puhul sa valid, mida sa teed. Isegi kui sa jätkad tänasest niiviisi, et sa teed ainult ühe soovitud asja päeva jooksul, siis see on aasta jooksul juba 365 soovitud asja. Kas sa eelmise 365 päeva kohta saad öelda, et sa iga päev tegid midagi, vähemalt ühe soovitud asja, nii et sa saaksid nagu öelda, et need päevad on korda läinud? Ajaga tegelemine on selline, mis ei lõppe kunagi. Kui sa lõpetad, siis su aeg jätkuvalt lähebki edasi, aga lihtsalt sa ei saavuta neid tulemusi, mida sa võib-olla sooviksid. Nii et võta nüüd uuesti need 10 sammu läbi ja praktiliselt kirjuta üles vastused ja tõesti tegele sellega. See, et sa lihtsalt kuuled seda koolitust, on vaid üks asi, aga see, et sa võtad tõesti paberid, tõesti teed need ülesanded kaasa, mõtled läbi, vaat see on see koht, kust hakkab sinu aja planeerimine, kust hakkab see, et sina võtad otsustuse, julguse ja otsustusõiguse oma elu üle. Nii et hakka seda tegema kohe nüüd, mitte ära lükka edasi. Ja ma loodan, et sa oma järgmiste päevade, nädalate, kuude ja aastate üle oled hulga õnnelikum ja rahulikum kui siiani ja et sa saad tehtud kõik, mida sa soovid oma elus teha. Ja mina olen jätkuvalt Heli Künnapas
enesearengu entusiast, tegelen iseenda arendamisega ja loodetavasti ka sulle pakun juba varsti mõne uue koolituse veel. Kohtumiseni!